Nagu ma kartsin, vandenõuteooriate tagasisida oli mahukas ja vastuvaidlust oli üllatavalt. Eks see tähendab, et ma pole osanud ennast adekvaatselt väljendada. Proovin siis oma mõtteid täiendada. Mulle saadeti selline kommentaar. Estonia uppumisega olen isiklikult seotud. Tean algusest peale, et see oli ette planeeritud tragöödia. Nägin seda unes ette 4 päeva varem ja kui reaalsus ühtis minu unenäoga, värisesin nagu haavaleht. Merepõhjas on 2 mu lähedast inimest. Sellel kommentaaril on mitu asja, millest tahan rääkida. Esiteks on see, et meil kõigil on tuttavaid ja lähedasi, kes hukkusid Estonia laeval. Aga see pole vandenõuga seotud, kui meie just kadunute tutvusi ja sugulasi ei kahtlusta või süüdista. Teiseks, see on jälle n võrdub 1 juhtum või näidis suurus on ainult 1. Ühe inimese väide ei muuda juhtumit vandenõuks, aga sellest ma räägin rohkem pisut hiljem. Kolmandaks, kommenteerija annab teada unenäost pärast Estonia uppumist, mitte enne. Oleks unenägu jäädvustatud enne laeva hukkumist, siis võiks seda tõsisemalt võtta. Räägin natuke juhtumite ennustamisest või selgelt nägemisest. Ma kardan, et vähe eestlasi teavad Jeane Dixonist. Dixon oli Ameerikas selgelt nägija, kes tegi ennustusi vist iga päev. Tema tegi ise ennast kuulsaks sellega, et reklaamis täide läinud ennustusi. Sealhulgas oli ennustus, et president Kennedy tapetakse. Dixon ise väitis, et oli täpselt atentaadi ennustanud. Aga kas see tõesti nii oli? 1956. aastal Jeane Dixonil oli ajakirjas Paraad selgelt nägija ja horoskoobi ajaleheverk. Seal tema kirjutas, et 1960. aasta USA valimisi domineerib lihttöölised ja selle võidab demokraat, keda hiljem mõrvatakse või sureb ametis, kuid mitte tingimata esimesel ametiajal. Ta ennustas ka, et uus president oleks pikk ja noor ning paksude pruunide juuste ja siniste silmadega. Kennedyl olid rohekas hallid silmad ja punakad juuksed. Mõte on see, et Dixon mitte iial ei ennustanud John Kennedy surma. Tema viskas ämbritäie ennustusi seinale ja kui üks ennustus jäi seinale rippuma, ükskõik kui nõrgalt, saaks tema nimetada, et ennustus läks täide. Tema ennustas ju nii palju asju, et demokraat võidab presidendi koha, et president mõrvatakse, et president sureb, et surm võib olla ükskõik millal. Ja mina oskan samuti ennustada seda igaühe kohta. Uus president on noor. Uus president on pikk. Uuel presidendil oleks paksud juuksed. Uuel presidendil oleks pruunid juuksed. Uuel presidendil oleks sinised silmad. Ma rõhutan siin, et Dixon väitis nii palju asju, et on väga tõenäoline, et üks nendest asjadest oleks täide läinud ja nende hulgas 4. väide oli kindlalt nii, sest igaüks sureb kas ametiajal või mitte. Kui mina statistikat õpetasin, siis ma sageli viitasin võlumehe Milbourne Christopherile. Christopher oli Ameerika Võlurite Liidu esimees ja tema hobi oli selgelt nägijate paljastamine. Christopher jälgis kõiki ennustusi, mida Jeane Dixon oli aastate jooksul teinud ja järeldas, et tema edukad ennustused olid lihtsalt juhuslikud ja täiesti tõenäolised, kui arvesse võtta nende üldistused ja sagedust.
Muist Dixoni ennustusi läksid puusse. Tema ebatäpsete ennustuste hulgas on see, et vähk ravitakse 1967 aastaks. Kui külma sõja pinged suurenesid, siis Dixon veebruari 4. 1962. aastal kirjutas, et pinged maanduvad. Ta oli pühendatud Rooma katoliiklane. Dixon tunnistas oma prohveti kuulutuste võimeks Jumala kingituseks ja 1971. aastal kirjutas, et Armageddon saabub aastal 2020. Kui valeprohvet Saatan ja antikristus tõusevad üles ja võitlevad inimkonna vastu. Ärge ennast tema ennustusega vaevake. Üldistamine väheste õigete ennustuste põhjal, et kellelgi on eriline psüühiline jõud, ignoreerides samas suuremat hulka valesid, nimetatakse tänapäevani Jeane Dixon efektiks. See viga pole ainult Jeane Dixonil. Meie kõik unustame mõtted ja unenäod, mis ei vasta tegelike sündmustega. Ja vastupidi, meie just mäletama mõtted ja unenäod, mis on konkreetselt seotud juhtumitega. Aga see pole veel kõik. Meie lubame iseennast ja kah teisi sekkuda oma mälus ja korrigeerida meie teadmisi. Minu vana kolleeg Elizabeth Loftus spetsialiseerib inimeste mälu uuringutele. Tema on kirjeldanud, et mälu on nagu Wikipedia. Igaüks võib minna Wikipedia leheküljele ja teha parandusi, kokkuvõtteid, kustutusi ja lisada midagi asjakohast. Kui meie tunnistame, et meie oma mälu on nagu Wikipedia lehekülg, siis võime ise seda muuta. Aga võivad kah võõrad. Oma pika karjääri ajal on Loftus näidanud, et kriminaalsüüdistustest pealtnägijate mälu ei pruugi olla usaldusväärne. Politsei uurimistes oli tavapära anda pealtnägijale või kannatunele rivistus, millest paluti välja valida kurjategija. Lugematutes uuringutes ja katsetes näitas Loftus, et juhiste laad määrab kindlaks kahtlusaluse tuvastamise või mitte. Sageli politseijuhised määravad, kas rivistatud kahtlusalustate või fotode hulgast valitakse mingit süüdlast. Mitmetel kohtuprotsessidel on Loftus tunnistanud valemälestuste kohta. Nendest kohtuprotsessidest mitmed süüdimõistetud ja vangistatud on pääsenud vabadusse tänu Loftusi tunnistamisele. Ja mitmeid protsesse on toetanud ka uued DNA tõendid, mis kinnitavad, et pealtnägijate poolt tuvastatud ja kohus süüdi mõistetud kahtlusalused ei saanud kuriteos osaleda. Tegu oli vale mäluga. Loftus on kah näidanud, kui lihtsalt on võimalik inimestele sisendada valemälestused. On olnud mitmed juhtumid, millal psühhoanalüüsi tagajärjel on patsientidele meelde tulnud lapsepõlve traumad nagu peksmised, vangistused, näljutamised, vägistamised. Põhjalikud uurimised on näidanud, et mitte harva sellised mälestused tulenevad psühhiaatri küsimustest ja selgitamistest ja mitte päris sündmustest. Eriti tragöödiline oli 1980. aastal kooliealse lasteasutuse juhtum, milles Los Angelesi ringkonnaprokurör süüdistas McMartini perekonnaliikmeid nende hooldatud laste arvukates seksuaalses väärkohtlemises. Te võite ise sellest loost lugeda internetist, aga ma tahan siin rõhutada, et nii uurijad ja kah psühhiaatri töölised jäid uskuma ühe joodik ema väiteid. Kui nendel oli juba teooria, et vägivald oli toiminud, siis otsisid tõendeid ja kui neid polnud võtta, siis meelitasid väikestele lastele õudseid mälestusi pähe, mida lapsed lõpuks ise kah tõeks pidasid. Kuigi
Hilisemad uurimised näitasid, et juhtumid olid välja mõeldud. Uurijad ise istutasid valemälestused nii laste vanematele pähe kui ka lastele. Ma tsiteerin siin kirja, mida politseiuurijad saatsid laste vanematele koju. 8. september 1983. Kallis lapsevanem. See osakond viib läbi kriminaaluurimist, mis hõlmab laste ahistamist, kriminaalparagrahv 288. See osakond arreteeris 7. septembril 1983. aastal Virginia McMartini eelkoolitöötaja Ray Bucky. Järgmine protseduur on ilmselgelt ebameeldiv, kuid nii teie laste kui ka süüdistavate õiguste kaitsmiseks on see uurimine vajalik, et saaks täielikku uurimist. Arvestused näitavad, et teie laps on olnud või on praegu eelkooli õpilane. Palume jätkuva uurimise ajal teie abi. Küsige oma lapselt, kas ta on olnud kuriteo tunnistaja või on ta olnud ohver. Meie uurimine näitab, et võimalike kuritegude hulka kuuluvad oraalseks, suguelundite, tuhara või rinnaosa hellitamine ja sodoomia, mis võidakse toime panna teesklusena lapse temperatuuri mõõtmine. Samuti võib olla tehtud fotosid lastest ilma nende riieteta. Oluline on igasugune teie lapse teave selle kohta, kuidas ta on kunagi jälginud Ray Buckit, kui ta klassiruumist lapsega lahtus ükskõik millise uinakuperioodi vältel või kui nad on kunagi näinud, kuidas Ray Bucky seob lapsi. 1986. aastal lapsevanem, kes tegi esimese kaebuse McMartini kooli suhtes, diagnoositi ja hospitaliseeriti äge paranoilise skisofreenia pärast ja enne arutelu lõppu leiti ta oma kodus surnuna kroonilise alkoholismi tõttu. Ma rõhutan veel, et kui kellelgi on juba teooria, siis nad sageli leiavad toetavaid tõendeid. McMartini kooli lastevanematele ja lastele söödeti vägivallateooria ja teooria juhtis tähelepanu kahtlaste olukordadele ja käitumistele, mida mitte keegi hiljem ei osanud tõestada väärkohtlemiseks. Kui kellelgi on teooria, et Estonia hukkumine oli sihilikult toime pandud, siis otsitakse tõendeid või mälestusi, mis võivad teooriat tõestada. Mõned teist olete võib-olla näinud Christopher Nolan filmi Inception, see, mida ta tegi enne Tenetit, milles proovitakse unenäo kaudu süstida teooriat inimese mällu. Kui mõte oli paigaldatud, siis sellest sai ka reaalsus. Meie igapäevaelus me teame seda intuitiivselt. Naine, kellel on teooria, et tema mees on truudusetu, leiab tõendeid selle teooria tõestamiseks, olenemata sellest, kas teooria on tõene või mitte. Abikaasa, kellel on teooria, et tema naine on truu, leiab tõendeid selle teooria toetamiseks isegi siis, kui naine teda küla peal petab ja sellest räägivad kõik. Samuti ei otsi me teavet, mis ei ole kooskõlas meie teooriatega. Vastuolus informatsiooni me väldime, me ei usalda ja me hülgame. Sellepärast on nii väga raske veenda inimesi oma kinnistest ideedest. Kui sina arvad, et EKRE on ainus aus partei, pole informatsiooni, mis sinu teooriat murraks. Kui sina arvad, et Reformierakonna juhtivad figuurid on väärakad, sinu veendumised on kõikumatud. Meie ei tohi kedagi süüdistada nende mälu ja teadmiste pärast. Pole õige kahelda Estonia katastroofi unenägu. See mälestus on nagu ta on, see on aus mälestus. Aga peame olema ettevaatlikud, et meie ei järelda, et mälu täpselt kajastab tähtsat ja olulist sündmust. Kas Estonia kaptenit oli tõesti näha pärast laeva hukkumist? Mina arvan mitte. Tavaliselt teooriad nagu need, mis on seotud Estonia hukkumisega, ei tulene faktide järeldustest.
Meie ei moodusta teooriaid faktidest, vaid otsime fakte, mis toetavad olemasolevaid teooriaid. Valikuliselt säilitame neid fakte, mis kokku langevad meie teooriatega ja unustame neid fakte, mis ei toeta aktsepteeritud teooriat. Ja kus kohalt meie siis need teooriad endale korjame? Seltskonnast ja autoriteetidelt. Vähestel on ressursse iseseisvalt uurida Webfond kadunud raha, kaksiktornide hävimist, koroonaviiruse päritolu ega piibli tõlgendid. Seltskonnas juhuslik öeldus võib äratada mõned huvid ja sellest võib kasvada vandenõuteooria. Kui keegi oskab siduda paar tähelepanekut öelduga, ongi vandenõuteooria täies õies. Teooria koos võltsfaktidega, kuigi tõestatud pole midagi. Veel lihtsamalt haarame teooriaid autoriteetsetelt inimestelt. Vähesed võtsid Donald Trumpi tõsiselt, kui ta oli 3. järgu kinnisvara arendaja New Yorgis. Pärast presidendiks valimist on paljud, kes usuvad ja edastavad teooriaid, nagu ta on stabiilne geenius. Hiinlased levitasid koroonaviirused maailma majanduse korda rikkuda. Lõuna-Ameerika sisserändajad levitavad suguhaigusi ja pidalitõbe. Demokraadid hukkavad majandust ja nii edasi ja nii edasi. Kui keegi kahtleb, kui lihtne on autoriteetsetel isikul absurdseid ideid edastada, ma sihin teie tähelepanu Stanley Milgrami katsetele. Mõned aastad peale teist maailmasõda Yale ülikooli professor Milgram tahtis aru saada, kuidas inimesed said üksteisele ülekohtusi teha. Ta lavastas laboris katse, milles tavainimesed tulid ülikooli laborisse, et õpetada teisi. Õpetus nõudis elektrilöögi andmist, kui õpilane andis vale vastuse küsimusele. Üllatavalt, kui suvaline mees laborikitlis annab juhiseid, mis selgelt teevad valu ja kui pikapeale õpilane enam ei reageeri, nagu ta oleks kas elektrišokist uimane või surnud, õpetajad andsid edasi elektrilööke. Katsealused omastasid kitlimehe teooria, et elektrilöök on abiks õpetamiseks, isegi siis, kui faktid dikteerisid teooria vastu. Õpilane karjus appi kõrvaltoas ja pikapeale jäi surm vaikseks. Samuti, vaatamata faktidele, on inimesi, kellel on kinnisidee või teooria, et New Yorki kaksiktornide hävingu taga oli midagi, mis erines sellest, mida me kõik telekast nägime. Olukorra kohta on palju teada. Salvestatud on kaaperdatud reisijate hüvasti jätmise telefoni mobiilkõned, mida nad tegid oma kallimatele. Kaaperdajate pildid piletisabas on olemas. Pealtnägijad on videoga tõestanud lennukite põrked tornidesse. Ega lennuki vrakid ära ei kadunud. Tükid olid risuhunnikute all. Tornide struktuursed talad ei kadunud kusagile. Neid kõik tõmmati välja ja enne üles sulatamist ja taaskasutamist teadlased, ülikooli professorid, õnnetuste eksperdid uurisid neid. Nagu Milgrami katsetustega, faktid ei suuda teooriat ümber lükata. Minu videote vaatajate hulgas on Eesti inimesi, kes pole koha peal käinud, pole telefonikõnesid kuulanud, pole risu näinud ja kes pole analüüse lugenud, aga kuidagi kindlalt teavad, et see, mida meie kõik telekast nägime, polnud päriselt nii. Inimeste kergeusklikkus on näha igal päeval. Mitte ükski inimene ei saa targemaks, kui ta astub mikrofoni või videokaamera või kõnepuldi taha. Jutt ei lähe õigemaks. Kui mees paneb endale kleidi selga, võtab risti kätte, paneb jarmulka pähe, ega ta äkitselt ei omanda füüsikaseadusi. Pikk habe ei selgita selgeltnägijale midagi. Mustlase riietus, kald seotud ümber pea ja tagurpidi kalakauss, see ei aita tulevikku ennustada. Siiski leidub inimesi, kes seovad riietust ja asukohta teadustega.
Samuti ega partei juhtkonda kuulumine ei tee poliitikust teadlast, kuigi paljud kohtlevad poliitikuid, nagu neil oleks mingi salastatud tarkuse allikas, millele ainult nendele on ligipääs. Kui teil huvi on, ma võin poliitika ja usu seost kunagi edasi rääkida, aga jälle see video venib pikaks. Ma tahan lõpetada selle N võrdub 1 argumendiga. Mul on usklik sõber. Ta pole mingi fanaatik, aga ta on vähemalt usin usu shoppaja. Ta käib ühest kirikust teise otsides siiramat käitumist või pühamat feelingut. Sageli ta pani mind autos vaatama inglisikeelseid videoklippe, milles inimesed tunnistasid momenti, kui püha vaim neid embas. Ja muidugi tema oma usk oli kõigutamata, sest oli ise läbi elanud sellist embamise momenti. See on kah N võrdub 1 juhtum. Meie ei tea, mida see üks inimene tunnetas. Tal võis olla soolikakeerd, tal võis olla kõhugaas, tal võis olla äkiline peavalu, tal võis olla minestuse hoog või tal oli nii suur tahe midagi tunda, et tundiski. Meie ei tea. Tema ise tõlgendas seda tunnet püha vaimu embamiseks. Kui tahame teada, kas sellisel jumalateenistusel on mõju teistele, meie ei tohi toetuda ainult ühe inimese tunnistusele. Peame ikka otsima kooskõlastust kah teistelt kohalolevatelt. Kui ainult üks tundis seda embamisfeelingut ja kõrval olevad ei tundnud midagi, siis võiksime tema tõlgendust kahelda. Miks inimesed tunnetavad midagi ulmelist, on seotud nende teemadega, aga ma lõpetan siin. Kui teil huvi, siis ma võin nendel teemadel edasi rääkida.